Tänavune Kohila õpilasmalev toimus 15.–26. augustini. Viimati oli õpilasmalev Kohilas 2008. aastal. Kui saadi luba maleva korraldamiseks, avati peagi noortele ka kandideerimisvõimalus. Soov tulla töömalevasse oli suur, ühele kohale oli tahtjaid suisa 2. Sõelale jäid parimad 15 noort vanuses 13–15 eluaastat. Õpilasmaleva tööandjaks oli Kohila vallavalitsus, seega kõik malevast tehtavad tööd olid tehtud meie oma koduvalla hüvanguks. Käidi puhastamas näiteks kõiki teadetitahvleid, koristati noortekeskust, Prillimäe noorte- ja teabetuba, Hageri rahvamaja ja abistati ka muuseumis ja kalmistul. Hästi suureks abiks olid noored heakorratöödel, külvati muru, riisuti, rohiti. Ma mäletan, et enne malevat, kui ma veel mõtlesin, et kõik asjad, mida ma selle raha eest nagu osta tahan. Ja siis mulle jõudis lõpuks kohale, et ma peaks ikka ennem selle nagu raha välja ka teenima. Kohe kindlasti jäi mul meelde aknapesu, kuidas neid pesta. Oli väga tore. Tööl pidin ainult aknaid pesema ja Nüüd, kui ma koju sõidan, saan ma meenutada, et mina külvasin sinna muru. Mulle meeldis väga see malev, kuna seal olid eriti need lõpukoolitused. Need 10 päevad olid väga lõbusad ja mulle väga meeldis, et muresid polnud. Mulle meeldis kõik peale rohimise. Päris lahe seltskond oli. Mulle meeldis kõige rohkem kanuutamine. Ja mulle meeldis pärast malevat seal noortekeskuses ka igasuguseid neid mänge mängida. Ja seltskond oli väga tore ja ma kandideerin järgmine aasta kindlasti. Ja, et emotsioon oli, kui see lõppes, see oli väga rõõmus ja sai koju minna ja puhata. Homme siis ma magan hästi kaua. Tööd oli küllaga, lapsed olid tublid ja kõik sai tehtud, mis oli plaanitud. Kaks nädalat sellist pikka tööd on selja taga ja te olete kõik naerusuised, hästi lahe on vaadata. Noorte tegevused ei lõppenud Kohilas malevaga, et Kohila noortekeskuses on võimalik käia noortel aega veetmas.
meie Kohila valla noorsootöötajad teevad selleks kõik, et valla noore vaba aja tegevused oleks sisustatud huvitavalt ja arendavalt.